Tere! On aeg üle vaadata Uku uuendused. Alustame täna kalendrivaatest. Kalendrivaates kuvame me nüüd kenasti värvina välja tööde progressi. Ehk siis täna on mul juba natukene üle 5 tunni tööd tehtud ja tänu sellele on enamus mu päevast juba kenasti roheliseks värvunud. Kuna midagi on ka veel tegemata, siis ma näen siin ka veel punast sõõri. Eile tegin ma kõik oma töö ära, seega kogu päev on kenasti roheline. Edasi lähme e-mailide alla. Kaua oodatud võimalus. Nüüd on võimalik e-mailidesse lisada muutujateks väärtuseid lisaväljadelt, kliendi lisaväljadelt, kontakti, projekti ja ülesande lisaväljadelt. Rääkides lisaväljadest, siis kliendi all on nüüd võimalik lisada uut tüüpi väli ja see uus tüüp on URL. Ehk siis URL tüüpi väljadele te saate seadistada ja lisada erinevaid veebiaadresse ja ka seda URL tüüpi lisavälja saate siis kenasti sisestada e-maili malli sisse, kui te näiteks tahate, et regulaarses e-mailis oleks olemas viide dokumentide kausta. Lähme edasi arveldamise juurde. Arveldamise juures on meil täna väga palju uuendusi. Esiteks, juba teemapõhiselt saab määrata, kas selle teemaga ülesanded on arveldatavad või mitte. Samamoodi saab number ja hind tüüpi lisaväljadel määrata, kas need väärtused on arveldatavad. Ning olemas ongi nüüd siis ka uut tüüpi lisaväli, mille tüüp on hind. Ja kui ülesandel on hind tüüpi lisaväli, siis sisuliselt saab selle sama ülesande peal defineerida selle töö maksumuse ja teha nii, et see jookseb ka kenasti arvele välja. Lähme edasi arveldamise äpi alla, kus on täiendusi ettevõtte ülestes seadetes. Siin ma saan näiteks defineerida, kuhu ma tahan, et läheksid kõikide minu arvete koopiad, kui ma tahan igast Ukust välja minevast arvest saada ka oma e-mailile koopiat. Ümardamine on paindlikum. Kui varem sai ümardada ainult arverea põhiselt, siis nüüd saab ümardada ka ülesande põhiselt. Ning ülesande põhine ümardamine on iga liikme kohta eraldi. Ehk siis kui 2 töötajat tegid samal ülesandel tööd ja mõlemad panid sinna kirja 7 minutit, siis kummagi 7 minutit ümardatakse 15-ks ning arvele kokku läheb 30 minutit. Ma saan siin määrata veel arve kuupäeva ja kui ma siin muudan arve kuupäeva, siis see hakkab kehtima uutele arvetele. Paindlikumaks on muutunud veel ka arveldamise alus. Kui muidu Ukus läksid ülesanded ja tööd arvele lähtuvalt sellest, millal ajakirja tekitati või millal ülesanne algas, siis nüüd on võimalik öelda, et ajakirjed ja ülesanded lähevad arvele lähtuvalt ülesande tähtajast või ülesande lõpetamise kuupäevast. Me saame arveldamise äpi all lisada ka toodete all ressursse. Ehk siis siin ma saan lisada oma töötajaid ja erinevaid tiime ja defineerida ka tiimisiseselt siis ressursi jaotus. Võin kas jagada võrdselt osapoolte vahel või defineerida kummalegi siis proportsionaalse protsendi. Lähme vaatame nüüd korraks ka klientide alla. Ja kliendi enda all on siis samamoodi need arveldamise seaded muutunud põhjalikumaks. Vaikimisi võtame üle jälle ettevõtte seaded, aga neid saab siin kohandada. Ma saan siin veel ka lisaks öelda seda, et kui mul on selle kliendil mitu lepingut, siis ma saan öelda, et ma tahan, et kõik selle kliendi sama perioodi arved jookseksid kokku ühele arvele. Samuti saan ma öelda, et ma tahan, et tema arved läheksid hoopis tema emaettevõttele, kui emaettevõte on talle süsteemi sisestatud. Ja Maailm AS-il on kenasti siin emaettevõttega olemas ja ka emaettevõtte arveldamise seadete all on võimalik veel neid samu väärtuseid muuta,
ehk siis ka siin emaettevõttena ma saaksin öelda, et ma tahan, kas minu tütarettevõtete arved tuleksid ühe arvena või eraldi arvetena. Ja vaatamegi siis siia arvete alla. OÜ Sinisel Jänesel on 2 tütarettevõtet ja tal on siin ootel 2 arvet. Ja kui me need arved lahti teeme, siis me näeme, et siin arve peal on juba tootes muutujana defineeritud tütarettevõtte nimi. Ehk siis üks arve on siin ilusti Reisisellid OÜ eest ja teine arve Maailm AS-i eest. Nii, ja Reisisellid OÜ-l on loodud ka selline ülesanne nagu lisateenused. Ja siin lisateenuste all on öeldud, et kuigi selle ülesande algus oli maikuus, siis arvele ma tahan, et see läheks juunikuus. Ehk siis selliseid seadeid on võimalik veel ülesandepõhiselt määrata. Raporti all ma olen endale ka ilusti ära salvestanud raporti arveldamine muus kuus, kus mul siis jooksevad ilusti välja eelmise kuu ülesanded, kus algus oli maikuus, aga arvele ma olen öelnud, et ma tahan neid saada alles juunikuus. Ehk siis ma saan ilusti raportis kontrollida, mis mul siis vastavalt määratud on. Lähme veel ka korraks arvete nimekirja ja vaatame siin koostatud arveid. Nüüd, kui ma valin kõik need koostatud arved, siis ma saan ilusti tõmmata endale ka Excelis tulude jagunemise, mis on siis raport, kus ma näen ilusti ära töötaja põhiselt ressursside protsentuaalse jaotumise. Ja need olidki tänased uuendused. Aitäh!